aga ei saa ära võtta seda. Nii, korras. On ametliku koroonahulluse teine päev ja vaatan siis ringi, et kuidas on kulgenud esimest 36 tundi. Ja TTÜ spordihoones on samuti tegevus peatunud. Ainult mõned vaprad spordihinged on jäänud paugutama võrkpalli. TTÜ majandusmaja juures pole küll autosid palju, aga sööklas elu käib, mis on kõige tähtsam. TTÜ peaparkla nüüd päris tühi ei ole, elu täitsa seisma veel ei ole jäänud. Täna veel toimetatakse, aga ilmselgelt on näha, et õpilasi kohal ei ole, tühjad parkimiskohad. Kadaka Selveris käimine on minu jaoks igapäevane toimetus, aga nii täis ma seda parklat nüüd ei ole näinud ikka mitte kunagi. Ja paistab, et kõigil on ühtäkki Kadaka Selverisse asja. Vaatame, mis seal poes toimub siis. Miski, mida ma kunagi näinud ei ole, kõik Selve puldid on võetud. Seda ühte ei saa ka kasutada, nii et nagu ekraani peal kiri ütleb. Koroonapilli hullus. Noh, leiba on. Teisel pool mingit teistsugust leiba ka on, nii et ei saa öelda, et keegi otseselt nälga veel oleks jäämas. Midagi ikka hamba alla saab. Ja kui leib ei lähe, siis näete, küpsist sööge palju kulub. Küpsist on niimoodi, et tapab koogipõhjasid ja ei ole siin hullu veel midagi, jääme ellu. Ärge muretsege, Kadaka Selveris on vetsupaberit veel, kõik vetsupaberit ostma. Mille üle on mul kuradi hea meel on see, et näha, et inimesed liigutavad konkreetseid liigutusi tehakse. Keegi ei uima poes, kõik nagu eesmärgiga liiguvad ja pipeline punchi on ka. Kus ma siin enne pooleni jäin, enne kui ma neid monstereid nägin, et inimesed liigutavad konkreetselt, rõõm näha, nagu inimesed on missioonil, tegutsevad eesmärgipäraselt, mis alati ei ole nii, et rõõm näha on seda, et kõik on leidnud endale mingi eesmärgi, mille nimel tegutseda hetkel. Poes käidud, ise sain, mis soovisin, seega universum vist päris lõppemas veel ei ole. Või noh, mis universum, planeet Maa. Seega, mis seal ikka? Läheme päevaga edasi, mis me ikka siin öelda oskame. Siin Haabersti Rimis päevase aja kohta ikkagi on üsna palju inimesi. Peaks ju nagu tööaeg olema, aga noh, pilgeni täis siiski õnneks ei ole, et nii kriitiliseks asi veel ei ole läinud. Veel ja loodetavasti ei lähe ka. Mees tuli koju ja ta on lihtsalt väsinud elust. Ei autosse istuma. Nii sõbrad, täna on siis koroonapaanika 8. ametlik päev, algas 13.03, täna on 21. kell on saamas 2 öösel ja lahkun siis esimest korda kodust. Mitte sellepärast, et oleksin nii koroonahirmus, vaid hoopis mul ei ole olnud põhjus kodust ära minna. Mind ei oodata kuskil. Jah, lihtsalt ei ole olnud põhjust toast välja astuda. Aga nüüd lähme vaatame, mis siis toimub koroonarüppe vajunud linnas ja väljamineku eesmärk on siis Sikupilli Prisma, mis on 24 tundi avatud, et lähme vaatame siis natuke midagi hinge alla endale, aga tulge kaasa minuga. Püha müristus, 8 päeva elektriga köötud toas, ma astusin õue välja, õrk oli nii värske, et tahtsin minema õljuda. Ei, ausalt ka, see ei ole isegi nagu mingisugune huumor. 8 päeva olen istunud elektriga köötud toas ja kohe, kui see värske õhk jõudis, ma ütlen, gravitatsioon nagu kadus. Kui kerge hakkas olla. Selles suhtes, püha müristus, ei tasu niimoodi toas istuda, see ei ole absoluutselt tervisele kasulik. No jah, praegu on ju nimelik niimoodi öelda, nagu on ette nähtud, kõik peaksid toas istuma, aga see värske õhk, see tahtis mind minema kanda kohe, sest kopsud pole nii hästi ennast päevi tundnud, 8 päeva vähemalt, jälle kopsud, eks, väga niuke väga märkus, jah, aga paneme sinna poe poole nüüd, pole siin
Pole siin ümbruskonda näinudki tükk aega, et vaatame, mis õues toimub. Endal on selline tunne, nagu siseneks mingisse postapokalüptilisse maailma. Tegelikult ilmselt enamus inimesed elavad oma tavalist elu edasi, vähemasti kui ma vaatan aknast maja taha õue, siis parkimiskohad on tühjad tööpäevadel ja inimesed käivad ja elavad oma elu ja mina olen see ainukene loll, kes on toas istunud reaalselt. Nagu siin meedias, surutakse peale, et istu toas ja kõik on hästi. Enamus inimesi ilmselt ei tee seda, kas või vaatan päeval õue akna taga, lapsed sõidavad tõuksidega ja kõik on okei. Aga panin siin auto rehvidesse natuke õhku ja panen poe poole edasi. Nii, oleme jõudnud siia Mustika Prisma juurde ja läits täitsa õnnets, et pood on lahti. Paneme siit sellegi äkki kinni ülevalt. Ja läks täitsa õnneks, pood on lahti ja lähme siis poodlema. Nii, koroonaraporti fännid, siin oleme hiirvaikselt liikumas Mustika Prismasse. Ma kindlaid ei pannud, mul maski ka ei ole. Nii et loodame, et me üldse ellu jääme. Siseneme poodi, vaatame, kuidas on pood reede öösel kell 3. Pigem tühi. Mis ma nüüd teen siin? Kas ma riskin korviga või ma riskin käruga? Ma riskin käruga, sest ma ei viitsi asju vedida. Nii, nüüd ma puutusin juba käru, nii et edasi on ainult surm siin või Siberis. Seega hakkan poodlema. Ma köhisin selle onu kõrval, ta väga kiirelt ei lahkunud. Tundub, et mina olen ainukene jobu, kes kodus on, sest päeval on kõik teised siin rahus ära käinud ja olen mina see ainus ööpoodleja, see loll, kes kodus istub ja väljas ei käi. Mis siin kohe silma hakkab, on hunnikute viisi igast konservikraami, mis on kõik siia välja tõstetud ja kuivaineid. Ja keegi ei ole neid ära ostnud, kuigi seal leti taga nagu oleks mingisugune ikaldus natukene. Aga üldiselt kõik see, mis siia on paanikahullusest toodud, on ka siia vist seisma jäänud. Vaadake neid purgisopikuhjasid, ei ole selliseid enne olnud. See on kõige toorem toode, mida ma poes näinud olen. See tops, seda jama maksab 1,50. Uskumatu. Selle 1,50 eest saab mitu kilo makaroni endale keeta. Nii, ma ei hakka üldse valetama, väga stressirikas poeskäik oli. Tahtmata ikkagi silmadega otsisid neid kaaspoodlejaid ja vaatasid ikka, et nad sulle lähedale ei tuleks. Ikka paaril korral sattusin mingi inimese lähedale ka öösel kell 4. Nii et loodame parimat. Kaupa sai ostetud mehiselt nii 60 € eest, siin pimedas oli hästi näha, aga poes käidud. Loodame parimat, et läks ikka hästi ja hakkan siin kohe käsi sanitatsioonivahendiga siis puhastama. Hüppan autosse ja sõidan koju lõpuks. Et ma arvan, et siin pool tõmbamegi joone alla, mis ma siin ikka. Koroonapäevik number 2 lõpeb siin. Oleme elus, hingame, põldoa supp on endiselt alles, nii et elu läheb edasi, peame vastu, kõik koos. Jõudu! Ja mis oleks veel sobivam antud hetkel ühe poeskäigu juurde. Elu paradoks on selline, et ma käin kell 4 öösel poes ja mingi taksojuht tuleb 2 sekundit varem, sõna otseses mõttes astub autost välja ja on ära võtnud minu parkimiskoha, ainsa parkimiskoha siin magalajärajoonis minu maja ümbruses, kus minu auto enne parkis. Nii et ma ei oska midagi öelda. Hea küll, lähen tuppa ära.
these motherfuckers heavy. Just for some fresh air purposes, I'm gonna take these motherfuckers around the block. Oh, Jesus Christ. I got like 20 to 30 kilos of brake discs in my backpack, and I'm taking these to a romantic walk. So you can't ever tell me that I'm not a car guy. I'm the idiot who takes his brake discs on a romantic walk around the block. Midnight Thursday or something, I don't know even what day it is. Tere, head koroonaraporti vaatajad, on 27. märtsi 9. minut ja nagu te näete, saab ka vastutustundlikult nautida värsket õhku. Kui me siin nüüd, vaata kindad on ilusti käes, kui me siin nüüd ümbruskonda vaatame, siis ei ole mitte kedagi väljas, on täpselt paras hetk väikseks jalutuseks. Näete, seal üks mees koeraga tuleb vastu. Proovime temast vastutustundlikult mööduda ja naudime värsket õhku natuke.